Tervist sõbrad, täna on siis elu kõrvalt paremasse vormi seeria esimene osa ja täna oleme Victoriaga koos trenni ja Victoria on very strong woman, kes on minu juures trennis käinud juba, ma ei tea kui kaua, ma arvan mingi 1,5–2 aastat. Ja Victoria on võtnud endale nüüd eesmärgiks Hyroxiks hakata treenima, ostis isegi pileti ära ja lollipeaga ostsin ka mina selle pileti ära, et seal võistelda, nii et detsembris võistleme Rootsis koos Hyroxi mingisugusel evendil ja loodetavasti läheb hästi. Igatahes vaatame, kas ta julgeb ise ka kõva häälega sellest rääkida. No vaatame, mis saama hakkab. Tulin Victoriaga trenni tegema koos, mölisema ka, mida iganes. Victoria rääkida on, seda ta räägib ja siis vaatame, äkki on ka sulle vaatajale sellest midagi kasu. Mitte ainult Victorial, lihtsalt rõõm jälle rääkida ennast tühjaks. Teen Victoriaga koos siis trenni läbi. Mis trenn on? Teeme Hyroxit või üritame vähemalt. Ja esimene harjutus on skierg, nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Palju tegema peab? 500 meetrit või sa teed 1,5 minutit või? Ma teen 1,5 minutit. Ühtlase tempoga vaatab, palju meetreid täis saab. Saad õpetada ka teisi samal ajal? Õpetussõnu väga jagada ei ole. Kas see on hea kiirus või? Kuna tegemist on võrdlemisi vastiku harjutusega ja ma suusatanud pole mitte kordagi elus, siis tuleb lihtsalt läbi teha. Soovitad teistele? Ei soovita. Natukene võiks ikka kiiremini teha. Pole kopski koos ju, liiga lihtne. Veits on. Sa tegid 354 meetrit. Jah. 1,5 minutiga või no minut 36 on mul aega, sest sul on 1,36, mitte 1,30. Vaadake jõujooki ka. Ahah, mehel läks liiga kergeks, vaata. Tõmbas selle raskusastme vahepeal 6 pealt 10 peale. On pinge peal praegu, kaamera filmib. Tuleb. Suht ebaoluline, aga paremini. Ühesõnaga nende soojendus tehtud ja nüüd lähme teeme selle ringtrenni ära. Ma ei tea, kuidas, aga vaatame, mis saab. Miks sa alustasid jõusaali treeninguga ja mis sa varem teginud oled? Tegelikult olen väiksest peale juba trenni teinud, tantsinud, balletti, aeroobikat teinud, akrobaatikat, siis ma pikemalt tantsisin vahepeal, siis ma vahepeal käisin ise jõusaalis, kui ma siuke tiinekas olin või midagi sellist. Siis kui ma täiskasvanuks sain, siis ma käisin ka ise jõusaalis, rühmatrennides olin kõva bodypumpi harrastaja. Natuke rohkem kui aasta tagasi siis otsustasin, et tegelikult võiks mingi järjepidevuse saavutada. Mõtlesin, et leiaks mõne normaalse personaaltreeneri äkki. Leidsid? Ei leidnud. Sattusid minu otsa. Täpselt. Kurb. Mis harjutused nüüd hakkavad ringis? Kelk, kelgu lükkamine, kelgu tõmbamine, kosmonaudid, mu lemmik. Mitte tavalised jah, et sa pead edasi hüppama, see ei ole üldse tore. Siis meil on lunges ehk siis väljaasted ja siis meil on farmer's carry. Mõlemas käes on 16 kilo, siis pead jalutama sellega. Põhimõtteliselt nagu poekotti tassiks igapäevaselt harjutada. Ja siis on wall balls, 4-kilone pall. Viskad 2,7 meetri kõrgusele ja teed kükke. Mis sul toidukotis on, et see 16 kilo kaalub? Vedelikud või? Vesi. Ma ei ole päris kindel, aga You did me dirty. umbes kohvrit peaks kaaluma vist täpselt mõlemad 16 each või? 12 kilo või? Palju õllekast kaalub? Ma ei tea, palju õllekast kaalub, ma ei joo. Kas see on kohver või kast ilmselt, mitte toidukott? Miks sa nüüd oled suutnud siis käia järjepidevalt jõusaalis, miks sa enne ei suutnud? Sest et varasemalt oli kuidagi see, mulle tundub, et see on ka nagu stamparvamus, et mingeid harjutusi ja masinaid promotakse väga palju. Ja siis sulle jääb justkui mulje, et need on ainsad, mis toimivad, aga võib-olla sulle mingi masin absoluutselt ei meeldi. Ja kui sulle ei meeldi mingit asja teha, siis järjepidev olla on tegelikult väga keeruline. Kui ma sinu juurde tulin ja sa mulle kava tegid, siis mulle algusest peale meeldis see, et kui ma ütlesin, kuule, see masin sulle ei meeldi, üldse ei viitsi teha seda harjutust, et sa pakkusid kohe nagu alternatiivi, leidsime mingi muu asja, mis treenis sama lihasgruppi, oli sama koormus, aga ta oli teistmoodi ja see, ma arvan, on kõige rohkem aidanud olla järjepidev. Ja see on väga oluline nõuanne ka, sellepärast, et jõusaalis ongi hea treenida, sest siin on nii palju võimalusi. Veel eriti uued uhked jõusaalid, siin on nii palju erinevaid masinaid, mida kasutada ja teha, et võimalusi on palju ja tuleb leida endale meeldivad asjad ja kui neid ei ole, siis vähemalt need asjad, mida sa vähem vihkad. Täpselt. Nii, palju kelk kaalub ja palju kaaluma peab? Meie suurepäraste arvutuste kohaselt võiks kelk kaaluda 50 kilo ja lükkama peab 102. Paneks 50 kindlasti peale, aga me oleme teinud 70-ga, et raske õppustel, kerge lahingus või midagi. Ja tõmme? Tõmme on 78 ja me oleme vist teinud äkki 100-ga. Tööta. Tubli. Ja nüüd paar tükki veel? Paar tükki veel, jah. Ja Victoria vaatab kohe, palju treener peab tegema? Treener peab lükkama 152 kilo, ehk siis täna teeme sott 70 ja tõmbama 103 kilo, ehk siis täna teeme mingi sott 20. Isiklikult usun Jacobisse väga palju, aga no ma ei tea, vaatame. Tahaks tähelepanu juhtida selle pudelile. See on igas trennis on Jacobi pudelid lihtsalt kuskil laiali. Täpselt ära pandud. Mõtle, kui sa läksin keset rada, see jääks ette sulle. Nii, läks juba? Jaa. Väga hea. Kiirus on vist hea.
kuidas oli, raske või kerge? Esimene ots on alati suht lebo, teise peal läheb raskeks. Sul on tugevad jalad ka õnneks. See aitab kaasa. Ja tahe on suur. See aitab kõige rohkem kaasa. 30 sekki või? 33. Liiga lihtne. Ja nüüd on treeneri kord. Pea 50 kilo otsas täpselt. Valmis jah? Pane nüüd. Liigub või? Kuidagi aeglane tempo on. On jah? Kas on raske või? Ma panin selle siia ääre taha ka, vaata. Ma panin ka enne. Ma ei ole mingi cheater. Läheb nüüd tempokamalt. Jalalihaseid on vaja. Pole. Noh, kops koos või? Üldse mitte. Let's go. Kuidas on? Kergem kui enne või? Sa võtsid liiga palju maha või? Ei võtnud liiga palju Kindel maha. või? Jaa. No nii. Kiire vahetus. Kurat, tundub liiga lihtne. Midagi on valesti. Jalad on tugevad. Mis sa jõid? Minu pudelist jõid või? Jaa. Kuidagi liiga lihtne on jah? See oli see hea jook veel sees. Jaa. Kumb raskem on, tõmme või lükkamine? Tõmme on raudselt raskem. Ebamugavam on ka. Lükkamine on rohkem jalapõhine. Roheline, mingi 10 meetrit, aga me teeme natukene üle rohelise, siis on natukene rohkem. Siis võiks tulla 12,5. 4,5 seda otsa ja Yeah. või 5 sükest. Peaaegu 5. Noh, väga hea. 3 otsa veel, jah? Ja ongi tehtud see ala. Palju meeste aeg oli? Naised oli 2,40, sa ütlesid keskmine. Ma arvan, et meestel oli mingi minut. Ma proovin seal naiste omas alustada. Ja kuidas sa motiveerid ennast trenni? Ütleme, kui sul on raske päev, kui sa ei viitsi minna, kas sa üldse lähed sellel päeval? Esiteks muidugi. Aga noh, samas on vahepeal on nädal aega järjest raske, siis sa ei jäta ju nädal aega trenni vahele. Täpselt. Et kuidas sa vead ennast nagu trenni kohale, kui sa ei jaksa, ei viitsi, ei taha? Kui sul üldse on sellist olukorda? Muidugi on, kõigil on. Ma arvan, et kokkuvõttes see on ikkagi suures osas enesedistsipliini küsimus. Ja mina olen enda jaoks pannud paika sellise põhimõtte, et üks päev puhata on okei, teine päev äärmisel juhul on ka veel okei, aga kui sa 3. päevaga järjest puhkad, siis sa juba hakkad seda harjumust nagu käest laskma. Ehk siis 3. päeva järjest ma endale ei lase enam puhata. Kui ma tõesti tunnen, et ma olen nagu väsinud, et ma hakkan haigeks jääma, mis iganes, siis on okei puhata, alati ei pea trenni tulema, ennast kohale vedama ja eriti kui ma tean, et ma näiteks eile tegin trenni, siis ma ei sunni ennast nii palju, aga kokkuvõttes mind motiveerib ikkagi see, et olla järjepidev ja tegelikult peale trenni on ikkagi nagu hea tunne ka, õnnehormoonid ja kõik need asjad, mis sellega kaasnevad. Mõistlik. No oluline ongi näha seda, mis nagu seal teisel pool seda raskust on. Ja mul on joomisega sama reegel. 1 päev okei, 2 päeva veel, kui on nagu siuke jõulud või midagi, aga 3. Seal kuskil on piir ka. Ja no kokkuvõttes kõik ju räägivad, kõige raskem on trenni kohale tulla. Kui sa juba jõusaalis kohal oled, siis sa teed selle trenni ära. Kõige raskem on see samm teha diivani pealt püsti nagu. Selle Aeroxiga on natuke vaieldav. Tõsi on, et kõige raskem on kohale tulla, nii et ei pea üle mõtlema üldse seda, mida siin trennis teha on. Et oluline on lihtsalt alguses see harjumus sisse ehitada, et siin kohal käia ja siis sealt edasi mingisugust ideaali taga ajama hakata. Täpselt. Ja aitab ka see, kui sul on mitu erinevat kava, näiteks mul on ju full body alakeha ja ülakeha, on ju. Et kui ma mõni päev tõesti tunnen, et täna üldse ei viitsi seda ülakeha või alakeha teha, siis ma võin teha mingit teist kava, et kokkuvõttes trenn on nagu trenn ja vahepeal sellised mööndused on ka nagu okei. Jah, trenn tuleb funniks teha ja alati ei pea ideaalne olema. Kelgutõmbe jaoks me oleme selle aeroobika köie ära võtnud siit. See on muidugi natuke siuke lahtine. Ehk siis seda on natukene raskem võib-olla isegi tõmmata. Aga nagu öeldakse, trennis raske, võistlustel kerge. Ilmselgelt tegu ei ole meremehega, mis sõlm see on, ma ei tea. See on, kuradi pudel on kogu aeg ees, kellegi oma. Uskumatu. Mingi suvaks jätab oma pudeleid laiali kogu aeg. Ühesõnaga, no see kelk on nii kerge, et see ei lenda kuskile. Ise ei jõua tõmbatagi kelku. Kelk on nii kerge. Ma pole Passatit enne lasknud slepis vedada. Jacobi ettevalmistus Aeroxiks ongi tegelikult Passati vedamine ja lükkamine. Sellepärast ma sunningi kõiki enda treenitavaid treenima selleks Aeroxiks, et siis kui Passat ükskord käima ei lähe, siis saab selle käima lükata seal trenni ees. Ühesõnaga tõmbe jaoks me saame selle raja veel pikemaks teha. Victoria näitab, milline ta boks on. 3 ruudukest. Nende ruutude vahel pead püsima terve aja. Joone peale ka ei tohi astuda. Väga hea. Nii kui joone peale astud, nii on hoiatus. Ja kelgu peal on 50 kilo lisaks, ehk siis 103 kilo peaks kokku olema. Näita nüüd, kuidas see asi käib. Iseenesest ta võiks paremini käia, aga nagu sa ütlesid, siis see hõis on kehv. Ai, üle joone. Mul läks meelest ära, kus joon on. 2 minutit otsas ajale. Ei ole, esimene on hoiatus. Esimene hoiatus või? Jaa. No jah, eks seal lõpus antakse lohutusauhindu ka või? Sulle kindlasti, kui sa naiste kategoorias viimaseks jääd. Mitmes Aeroxi trenn see on sul? 4. 4, jah. Ja juba põhimõtteliselt oled nagu openis. Kohe teine otsa või? Magama ei tulnud siia. Õige. Ja nüüd jookse endal sinna see pulss maha. Jaa. Ega konverside gripp ei ole väga hea, vaata. See nagu harjutaks võistlusteks. Arnold on ka targad sõnad öelnud. Sulle võib alles jääma ainult absoluutne enesekindlus. Kuidas sellega on?
Jacobil läheb aega pool tundi, et üldse ära lugeda see tekst. Kohale tulemine on nagu kõige raskem ja kuidas sa nagu oled endale aidanud tekitada selle, et sa nagu järjepidevalt käid siin kohal, sest järjepidevus nagu kõik suudavad 2 nädalat kohal käia, aga põhimõtteliselt nagu 10 kuud järjest kohal käia, see on juba natukene raskem. No ma arvan, et üks asi on distsipliin, millest me juba rääkisime, aga teine asi on see, et tasub endale püstitada väikseid ja suuri eesmärke. Et siis sul on millegi suunas pürgida, sa tead, et sa ei nühi siin niisama masinatel, vaid et sa nagu jõuad ka kuskile. Minul oli alguses, kui ma sinuga hakkasin koostööd tegema, siis minu eesmärk oli hakata tegema lõuatõmbeid, sest ma ei ole neid kunagi suutnud teha. Disclaimer on see, et siiamaani ei suuda, aga see on ka okei. Ma nagu olen tunduvalt tugevamaks saanud ja nüüd ma panin endale uue eesmärgi, et me lähme Hyrox võistlusele. See on jällegi siht silmes ja ma ei saa nagu trenni üle lasta, sest et mu uhkus ei luba nagu seal võistlusel põruda ka, et üks asi on see, et ma saan sult siis igavesti puid, kui ma võistlusel põrun, aga teine asi on see, et endal on ka nagu piinlik, et lenda Stockholmi kohale ja siis istud seal raja peal mingi 3 tundi ja see on muidugi ohtlik, et sina võistled laupäeval ja mina pühapäeval, sest et sina hakkad laupäeva õhtul tähistama, ma ei tohi laupäeva õhtul tähistada. Aga ma lähen ees, nii et sa näed, saad õppida minu pealt. Kuidas mitte teha? Ühesõnaga toredad alad on läbi, nüüd hakkab hüppega, edasi hüppega. Rõve. Vaap, see nobedalt tulevad ju. Ja kokku siis 80 meetrit võistlusel. 7 korda veel ainult. Liiga lihtne. 15 tehtud jah? Ma arvan küll jah. Nagu noor põderna. Kauaks? Või nüüd hakkab konna meenutama juba. Näe, mõtle, sa pead 80 meetri tegema neid. See tundub üks karmimaid alasid seal, jah? On ju? Jooks, ma pole koroona ajast jooksnud. Jooks on võib-olla üks, mis on võib-olla raske. Ja see on teine ilmselt. Võib olla või? Mis on mingisugused väiksed võidud, võib-olla mingi pealtnäha lihtne asi, mida sa oled siin teekonnal, siis mis iganes 1,5 aastat, kaua see teekond siin praegu jõusaalis on olnud. Et mis on mingi siuke võib-olla lihtne asi, mida sa oled saavutanud, mille üle sa oled uhke, või siis see ei pea lihtne asi olema, see võib mingi väga peene ja suur asi olla. Võib-olla midagi, mida sa poleks arvanud, või siis midagi, mida sa arvasid, sa tahtsid, aga sa oled juba nüüdseks kätte saanud ja tunnen ennast hästi, sellepärast lõuatõmmes igatahes ei ole, seda sa ei ole saanud kätte, aga... No üks punkt on võib-olla see, et üha vähem on neid hetki, kus ma ei viitsi trenni tulla. Et see motivatsioon on läinud suuremaks, sest et mul ongi konkreetsed eesmärgid, tõesti ma juba nagu tahan tulla trenni ja mul on lihtne seda rutiini hoida, siis sa tegid suvel selle challenge'i väljakutse, mis iganes selle nimi oli. Suve kõrvalt paremasse vormi challenge. Jacobil on kõik paremasse vormi saamisega seotud, elu kõrvalt paremasse vormi, suve kõrvalt paremasse vormi, talve kõrvalt paremasse vormi, joomise kõrvalt paremasse vormi. See põhimõtteliselt ongi, elu võrdub joomine paljude jaoks. Kus me pidime panema isikliku harjumuse ja mina panin endale kätekõverdused. Kui ma alustasin sinuga, siis ma ei suutnud mitte ühtegi kätekõverdust teha päris asendis siis varvastel. Ja nüüdseks ma suudan mingi 20 lebalt ära teha järjest esimese korraga, siis natuke puhata ja veel otsa panna. Tegelikult see on nagu päris suur areng, pluss ei saa nagu not to toot my own horn, aga jalapress 260 kilo ei ole kerge. See on ka päris hea. Või 3 inimest. Või 3 inimest, jah. Või need rohkem isegi, sest need tüdrukud nii palju ka ei kaalu. Ühesõnaga, 260 kilo jääme sinna. Kõlas paremini. Ma arvan, et areng on sul ikka väga hea olnud küll. Et see veel eriti peale seda, kui sa hakkasid nagu järjepidevalt päriselt käima ka, siis see läks ikka väga heaks. Ja nüüd saame näha, mis selle Hyroxiga areng on, kui on. Ühesõnaga, järgmine sõudmine. Järgmine sõudmine? Oma sõudja. Seda on hea kuulda. Muu ring on close, vaata. Tänaseks trenn tehtud. Jätkame homme. Tõmba masin käima. Niimoodi, siuke ongi see tõmbetehnika või? Jaa. Tavai, mõtle nüüd. Hyrox, I'm gonna win this race. Ohoh, asjad lendavad. Siin on ikka kiirus parem kui seal. Suusa peal. Sõudmine on nagu parem. See on ühesõnaga lihtne spordiala sinu jaoks, jah? Vaadates kõiki neid Hyroxi stationeid, siis see on lebo. Tehtav. Tänan treenerite päev ka, kuule. Kus on kuradi šokolaadid värgid? Mees tõmbab. Nii 450. Mida kops koos? See kadus kohe eest ära ka. Põhimõtteliselt su distants oli 0. Selline austus treenerite päev. See Hyroxi reis, kuidas on enesekindlus siis 1-10 selle osas? 11. 11, väga hea, see on päris hea. Ja sa panid endale ennustatava lõpuaja. Tund 26 kuni tund 35. No võiks teha siuke tund 30-ga ära. Siis oleks tegelikult hästi. Samas naiste keskmine aeg mingi statistika põhjal on tund 38. Nii et
see 1:30 ei tundu üldse nagu ületamatu. ma arvan, et sul on hea põhijalg ka praegu, sest sul on jõudu on lihastes väga palju, võhm on päris hea. Et siis ongi ilmselt see lihtsalt selle tehnikate harjutamine. Mootor on hea, aga nüüd ongi lihtsalt seda skilli vaja arendada natukene. Mis sa ise endale eesmärgiks panid muidu? Ma panin selle sama, ega ma ei saa kehvem olla ja eks näha olen, ma enda osas on vähem usku kui Victoria osas, aga vaatame, äkki ma saan hakkama, äkki ma suudan selle ajaga ennast treenida, sest ma jällegi ei ole jooksnud koroonast saadik põhimõtteliselt. No ma olen poodi jooksnud, aga mitte õlle järgi ja peldikusse ka, see tuleb tihedamini ette. Nii, mis see tehnika siis on, kui käsi väsima hakkab? Vähemalt ei tee neid purpisid. Täpselt, üritan keskenduda. Vaata, Ükskõik millal muule. 100 meters on tehtud, pool võistlusest. See päris hea. Kuule, tempo on päris hea ju. See on reaalselt nagu sul oleks räigelt peldikusse vaja minna. Kus nüüd loivab. Järgmine küsimus on väga oluline. Mis oli sinu suurim hirm jõusaalis alustades ja kuidas sa sellest üle said? Et siis võib-olla kui mõni noorem Victoria seda vaatab, Victoria 2 aastat tagasi, mis sa talle soovituseks annaksid, kui sul oli üldse hirm alustamiseks, mõnel ei ole? Ma arvan, et paljudel inimestel on see sama hirm, et teised vaatavad kuidagi imelikult, judge'ivad, mis iganes see eestikeelne vastus sellel on. Tegelikult ütlen ausalt, ma võin ükskõik mis imetrikki siin teha, ega kedagi väga ei koti nagu. Ma olen ühe korra rinnalt surumisel jäänud kangi alla põhimõtteliselt ja ma olekski võinud siin näha, sest reaalselt mitte keegi ei pööranud nagu tähelepanu. See on hea test, mida teha ja jää kangi alla, vaata, mitte keegi põhimõtteliselt ei näe, kõik tegelevad oma asjadega. Tõesti, inimesi ei huvita, heas mõttes nagu. Seda ei tasu karta ja kindlasti ei tasu ka karta seda, milline sa välja näed või palju sa jaksad. Kõik alustavad kuskil. Pane selga täiesti suvaline dress, nagu vaata, mis värvi T-särk sul seljas on täna ka ma. Jah, vaata, kuidas ma riides käin. Ärge häbenege. Me endame sokid lihtsalt kuradi põlveni peaaegu. No mul on vaja need väiksed sääred ära peita. Räägi endast edasi. Jah, kõik väikesed Victoriad ja kõik teised, ka Victorid, kes kardavad alustada. Pange viimased kaltsud selga ja... Pange kaltsud selga, pange klapid pähe, sukelduge kuskile oma maailma ja lihtsalt liigutage ennast, sest et kokkuvõttes, mis mind ka motiveerib, meile on antud võimalus ennast liigutada nagu. Me tegelikult oleme füüsiliselt terved, meie käed, jalad, kõik asjad liiguvad, me saame ennast liigutada, miks me siis ei tee seda? Väga tiip, aga väga õige. Väga tiip, aga väga õige. Et see on nagu võimalus on trennis käia, mitte sa pead käima. Aga sa pead ka käima sellepärast, et muidu see liikumise võimalus võib ära kaduda ajaga. Nii et kasuta seda võimalust, Victoria. Sa lükkad tagumise jalaga ka või? Jaa. Ma ei oska jälle vaata, ma olen kogu aeg teinud nagu niimoodi, et ma teen seda esimese jala fookusega. Nüüd ma õpin ümber ja mitu meetrit seda on? 100 või? 4 korda edasi-tagasi siin platsi peal. Nüüd läheb juba raskeks, vaata. Ja põlv peab maad puudutama, jah? Ja me teeme nüüd 2 korda edasi-tagasi, jah? No nüüd saab läbi, jah? Ei, nagu ühe veel. Ei tee. No proovime. Kui ma juba suren. Tule. Ma ei saa saata sind kuskile praegu või? Ei saa, jah. Pead viisaks olema. Jäängi siia. Ja sul on võistlusel 10-kilone ja mul on 20. Jah, veel või? Tempo. Victoria, mis toimub? Ise panid omale, et sa teed 1,5 tunniga ära selle aja, selle reissi ja põlv peab maad puudutama. Mul on 86 päeva aega veel. Vähe. Ja tagumine põlv maha. Noh. Jalgu ei eksisteeri enam. Kui sa ei ole kindel, mida jõusaalis teha, spordibuss aitab. See mees teab. See video ei pidanud reklaam olema, aga... Aga see mees teab. Aga no ma enne ütlesin, et ta kuidagi võiks natukene soovitada. Ta andis mulle väikse nagu altke maksu. Ühesõnaga, kogemusega tuleb enesekindlus ja võta omale mingid väiksed projektid, millega olen nokitseda. Täpselt. Ja siis on täiega hea siin käia ja unustad ära, et üldse teised eksisteerivad siin nii kaua, kuni nad sulle ette ei jää. Ja Arnold ütles ka, vaata, et usk loob absoluutse enesekindluse. Loed praegu sealt. Seina pealt loed. Mind ei ole siin. What the fuck? Nii, mis järgmine on? Puhkeharjutused sabale ja nabale. Tõenäosus palliga näkku saada võrdlemisi suur. Piene või? Palju võistlusel on? 4. Aga ja, mul on 6 ja nüüd on trennis on 10. Ära ole siuke show off. Valmis, jah? Nii, aega ei võtnud, aga me teeme 25. Mul põrkab sinu koha. Kuuled või? Õpi viskama. Oled üldse palli kunagi käes hoidnud või? Kas ma võin öelda, et see on mu kõige nõrgem ala või? Ma näen. Palju on juba?
12. uskumatult lihtne. Võta kokku ennast nüüd. Ma olen väga koos. Kops on koos. Ja see oligi viimane ala. See oli viimane jah, jumal tänatud. Võistlusaega tegime umbes pool võistlust läbi siis trennina. Miinusjooksud või? Jah, Miinusjooksud. Nii et arenguruumi veel on veidi. me jõuame sinna. Allakäigu trepist üles ja Usk on suur. usk on suur. Kõik algab usust. Absoluutne enesekindlus. Just, me saavutame absoluutse enesekindluse. Ja lõppu, viimane küsimus. Mis on sinu lemmik laul või su lemmik playlist, mida trennis kuulata, milline on sinu Hyroxi playlist siis nüüdseks, et siis kui Victoria panevad endale need kõrvaklapid kõrva, siis mis nad käima peaksid panema, et neil oleks siin hea trenni teha? Ma tean, et sa tahaks väga minu eest vastata sellele küsimusele. See ei ole mu lemmiklaul. Hyrox Anthem. Kui ma teen jõudu, siis on see valdavalt ikkagi selline metal ja rockmuusika, selline, mis Ma arvasin seda millegi pärast. tõmbab käima, on kõva bassiga ja sihuke raske. Kuidagi annab mulle motivatsiooni ja muidugi kõrvaklapi heli on põhimõtteliselt põhjas ka, nii et ma olen täiesti oma maailmas. Seda soovitust ei saa edasi anda, sellepärast, et see kahjustab kõrvakuulmist. Samas, kui on kardio, siis on selline techno või popmuusika, mis mingid remixid, mis hoiavad tempot üleval. Ma arvan, et video alla võid paar linki ka panna. Kokkuvõttes on, ma arvan, oluline, et see muusika siin nagu kõnetaks ja et see leiaks selle, mis sind motiveerib. Ühesõnaga, ära kuula sitta muusikat, Nagu siis Jacob. on trenni parem teha, nagu mina. Ära kuula seda sitta, mis ma kuulan. Aga ma lasen ringtrennis kogu aeg neile seda sitta, mida ma kuulan. Aga nad naudivad seda. Aitäh sulle, ma annan sulle su telefoni tagasi. Trenni ajaks on telefon minu käes. Aitäh sulle Ja vaatame paari kuu pärast, kuidas Victorial võistlustel läheb. ja Jacobil. Ja mul ka.